selles videos siis joontest, mis on omased nii nartsissistile, sotsiopaadile kui psühhopaadile. Ja ka sellest, et miks siis tegelikult ei ole meil võimalik eristada nii selgelt, et kes nendest on kes. Ja üks joon, mis neid kõiki ühendab, on kahetsuse puudumine. Ehk siis, kui tema midagi sooritab, siis see on alati ju täiesti külmavereline. Ehk siis ta laseb teid näiteks julmalt üle oma tähtaegadega tööl ja tal ükski närv ei liigu, mis sest, et kogu tiim nii-öeldes tema järgi ootama peab. Või ta näiteks täiesti rahulikult teatab, et tema ei kavatsegi olla kodus haigete lastega, sellepärast, et tal on hoopis ees mingi sünnipäev. Ja see on niisugune, kuidas ma ütlen, väga keeruline asi, millest me ei saa aru. Sest et empaatiavõimelistena me alati nagu tajume, mis toimub teistega, aga kuivõrd neil puudub empaatiavõime, siis neil on imelihtne teisi üle lasta. Samamoodi iseloomustab neid ka seos, põhjus, tagajärg, ratsionaliseerimine. Ehk siis, kui te talle ei taha raha anda, siis olete teie selles süüdi. Ja kui on vaja, siis ta võtab kätte, hakkab näiteks tujutsema või hakkab näiteks teie tagant varastama täiesti külmavereliselt. Või näiteks, kui ta teeb teie pangakonto tühjaks, siis ta vaatab teile otsa kurbade silmadega. Muuseas, mul on elus ükskord selline asi juhtunud ja teatab, et ega ta ju poleks seda teinud, kui tal poleks seda raha vaja olnud. Mis sest, et teil ei ole enam raha. See ei puutu üldse asjasse, aga temal oli lihtsalt vaja. Ja see on kõige keerulisem, et te ei suuda seda mõista, kuidas saab niimoodi käituda. Aga võt siin ongi see, et nad elavad nii-öeldes nagu oma reeglite järgi. Ehk siis see suur egomaania, mis seal all on, egotsentrism, võiks teisi sõnu öelda, see väidetavalt Adrian Reins on üks, kellel on neurokriminoloogia labor õigemini juba aastakümneid olnud, siis tema väidab, et tõesti 5 aju osa tekitavad seda egomaaniat või seda egotsentrismi. Ehk siis ta siiralt arvabki, et tal on suuremad õigused kui teistel. Ja ka sellest on meil väga raske aru saada. Sellepärast käibki kogu see mäng nii-öelda tema reeglite järgi ja tema väravasse. Lisaks, kui me võtame, kui tal on nüüd skisoidsed jooned seal all, ehk siis skisofreeniale kalduvus või maaniad või paranoiad, mis on ka iseloomulikud neile, siis ta näebki neid luulusid ja ta kujutlebki, et see maailm ongi selline, nagu tema oma peas seda näeb.